Tervist, minu nimi on Tanel Jalakas ja täna ma sooviksin siis rääkida teile jõuelektroonikast ja jõuelektroonika rollist vesinikupõhisetes energiasüsteemides. Eelpool kõnelejad rääkisid juba siin pikalt laialt vesiniku saamise viisidest ja vesinikupoliitikast ja sellest suuremast strateegilisest plaanist. Ja mina sooviksin siis teha sellise populaarteadusliku ülevaate siis vesiniku tarbimise poole pealt, köögi poole pealt. Ja kui me siin edasi lähme, siis kuidas vesinikust energiat saada? Selleks meil tegelikult on mitu erinevat võimalust. Me võime kasutada sisepõlemismootoreid, mis on tegelikult, nagu eelpool mainitud, on üllatavalt lihtne. Tuleb võib-olla natukene muuta mootorite ehitust, nende materjale, ütleme seal võib-olla süüteajastust ja ongi olemas. Ja sellega tegelevad mitmed suured firmad nagu Hyundai, Toyota, kellel on katsemudelid on olemas ja väikeseerias juba toodetakse. Võime vesinikku põletada gaasiturbiinides, kütteseadmetes, boilerites või siis kütuselementides. Ja energeetika seisukohalt, ütleme näed, et sellise väiksema mahulise energeetika seisukohalt nagu kodumajapidamised, katkematu toitesüsteemid, abitoitesüsteemid on kütteelemendid või kütuselemendid on meile päris huvitavad. Miks? Sest et kütuselement on küllaltki kompaktne, ta ei vaja liikuvaid osasid ja ütleme näed, et tal on omad eelised. Ja mis asi on, mis see kütuselement siis on? Üks hetkel enim levinumaid kütuselement on siis polümeerelektrolüütmembraaniga ehk siis PEM kütuselement. Ja töö põhimõte on selline küllaltki lihtne, et vesinik oksüdeeritakse anoodil ja hapnik redutseeritakse katoodil. Põhimõtteliselt on meil siin kütuselemendile siis vaja sisse anda vesinikku ja ütleme, et välisõhku ja väljaheitegaasiks on meil siin veeaur. Ja oksüdeerimisel vabanevad prootonid ja elektronid ning prootonid liiguvad läbi spetsiaalse membraani katoodile. Ja meil tekib siis anoodi ja katoodi vahel ütleme, et potentsiaalide erinevus ja seda ära kasutades me saamegi elektrivoolu ehk siis elektrienergiat. Ja siin on selline väike näide sellisest väga siis straightforward vesinikupõhisest energiasüsteemist, ehk siis näiteks kodumajapidamisele või mingi abitoitesüsteemile, kus meil on vesinikuallikas, kas siis vesinik tuleb siis ütleme suurest vesinikuvõrgust või kuskilt toru kaudu või on ta paagis kohale toodud, see pole oluline. Siis on meil kütuseelement. Kütuseelemendi väljundiks on meil siis elektrienergia ja soojusenergia. Praegusel juhtumil me kasutame siis ära ainult siis elektrienergiat, aga see elektrienergia ei ole otseselt sobiv enamikule meie elektritarbijatest, kuna enamik nendest elektritarbijatest vajab siiski mingil määral standardset pinget ja ütleme, et stabiliseeritud pinget. Et mõned neist nõuavad vahelduvvoolu, mõned alalisvoolu, et seetõttu meil on vaja spetsiaalseid muundusseadmeid, jõupooljuhtmuundureid, mis siis võtavad selle suures osas kõikuva alalispinge ja teevad ta siis stabiliseeritud alalispingeks või siis lausa 230 volti siinusekuuliseks vahelduvpingeks. Siis teine võimalus on kasutamine, sellise vesiniku kasutamine energia pikaajalisel salvestamisel. Energiasüsteemides, eriti jõuelektroonikat kasutavates energiasüsteemides on erinevate süsteemide vahel ära jagatud selline, ütleme, et energia salvestamine, et kondensaatorites salvestatakse energiat, ütleme, et millisekundid, minutid, elektrokeemilistes akudes, minutid, tunnid, kuud, aga aastaid me seal nagu seda hoida ei tahaks. Ja kui meil on selline pikaajalisem energia salvestamine, siis võiks öelda, et isegi tasub kasutada vesinikusalvestit, kus siis elektrolüüseriga tehakse veest vesinikku, mis siis salvestatakse mingiks ajaks ja kütuseelemendi abil muundatakse tagasi
elektrienergiaks ja muunduri abil suunatakse see tagasi tarbijateni. Nagu eelmine ettekande meile rääkis, on sellel meetodil ka teatavad puudused, et just vesiniku suure kao tõttu ning nende protsesside madala kasuteguri tõttu. Aga samas seda siiski kasutatakse. Teatavates kohtades on oma eelised on olemas. Lisaks me võime kasutada kütuselemente ka vesinikupõhistes sõidukites. Et näiteks Toyotal on siin mitmed katsesõidukid, mis on isegi juba mingil määral seeria tootmises, kus siis meil on nagu elektrokeemilised akud, enamasti need on liitiumipõhised akud. Meil on kütuselemendid, siin on vesinikupaak, mis on nagu selle masina kütuseks ja muidugi, et jällegi veomuundurid, jõupooljuhtmuundurid, elektrimootorid. Ja et miks ma räägin nii palju muunduritest, just selleks, et see muundur on kütuselemendi põhises energiasüsteemis, vesinikusüsteemis väga tähtis. Kuna esiteks ta stabiliseerib kütuselemendi väljundpinget, siis tõstab kütuselemendi väljundpinge standardsele pingetasemele, siis 12, 24, 48, 400, 600. Et kuna et kütuselemendi väljundpinged enamasti on madalad ja nad ei vasta nagu ühelegi standardile. Sellest me räägime võib-olla natuke täpsemalt pärastpoole. Muundada alalist pinget vaheldupingeks, sünkroniseerida elektrivõrguga, kaitsta, monitoorida ja kõike muud sarnast, mis on vajalik siis kütuselemendi reaalsel kasutamisel praktilises energiasüsteemis. Siin on selline väike ülevaateskeem, kütuselemendiga elektriallikas. Siin on näha, et tegelikult see lisaks kütuselemendile peab seal olema küllaltki palju seadmeid ümberringi, et kogu see süsteem toimida saaks. Kui me vaatame siin kütuselemendi poolele, siis on meil rõhuregulaatorid, vee eraldajad, pumbad, erinevad ventiilid, klapid ja muud süsteemid. Ja kütuselementi teenindava muunduri poole pealt on meil siis mitu energia muundamise plokki. Meil on pinge stabiliseerimine, meil on vaheldamine ja filtreerimine. Et siis, kui me vaatame siin natukene täpsemalt kogu seda asja, siis on, tahaksin tagasi minna siin. Et kui me vaatame natuke täpsemalt, siis esimeses astmes tavaliselt on meil siis energia salvestamine, pinge tõstmine ja stabiliseerimine. Ja pinge tõstmine käib siis enamikul juhtudel kasutades ära induktiivelementides salvestatud energiat. Et sellele järgneb tavaliselt kõrgsagedusvaheldi, kus alalist voolust tehakse vahelduv vool ning transformaatori abil tõstetakse see pinge siis nagu, selle tasemeni, kus meil teda tegelikult vaja on. Et kuna selliste, pinget tõstvate muunduritega, nagu siin see esimene aste, ei ole mõtet pinget tõsta liiga palju. Et kui meil see kütuselemendi väljundpinge on, seal mingi 20–50 volti, siis meil ei ole mõtet seda tõsta korraga 400 voldi peale, vaid mõttekas on ta tõsta, seal mingi 50–60 voldini ilusti ära stabiliseerida ja edasi tõsta juba trafoga. Pluss veel trafo pakub meile siis galvaanilist eraldust, mis on väga oluline ohutuse koha pealt. Edasi järgneb siis uuesti alaldamine, vaheldamine, aga siis mitte lihtsalt sellise nelinurkmodulatsiooniga, vaid siinusmodulatsiooniga, kus siis pulsilaiusmodulatsiooniga mängides saavutame väljundis siinuseliselt muutuva pinge ja filtritega silutakse siis ilusaks siledaks ära, et vähendada häiringuid ja kahjulikke mõjusid siis tarbijatele ja teistele seadmetele. Ja miks just kütuseelement elektrienergia allikana, tal on mitmeid eeliseid. Esiteks, meil on tegemist peaaegu nullemissiooniga seadmega, heitgaasiks on veeaur. Muidugi, kui me natuke laiemalt kogu seda asja vaatame, siis see ei ole nüüd päris nii lihtne. Et neid, ütleme, et probleeme on, aga lihtsustatuna jah, et
on tegemist nullemissiooniga seadmega. Kasutegur on juba küllaltki hea, et kütuselementi teatakse juba pikki aastakümneid ja kes natuke teab kosmosereiside ajalugu, siis teab, et näiteks, et Apollo 13 suur õnnetus oligi põhjustatud just vesiniku poolt. Ja seal kasutati ka siis energia saamiseks kütuselemente, aga see selleks. Kasutegur on 40–60% ja kui eraldav soojus ka kuidagi ära kasutada, siis võib see isegi olla kuni 85%. Ütleme, et see on vaieldav, aga on mitmeid erinevaid teadustöid sellel alal. Et suhteliselt madalad käitamise ja hoolduskulud, töökindel ja väljundvõimsus on väga-väga lihtsasti skaleeritav. Et siin järgnevatel slaididel me näeme, et sellisest väikesest nutiseadme laadimiseks mõeldavast väikesest pihuseadmest kuni siis suurte konteiner elektrijaamadeni, mis on mõeldud andmekeskustele ja üldse sinna, kus vaja on kiiresti energiat. Ja tegelikult ei ole ka Eesti sellest arengust täiesti välja jäänud, et siin ma tooksin heaks näiteks Eesti firma PowerUp, kes toodab siis väikeseid energiamooduleid jahtidele ja paatidele. Aga kütuselemendil on ka päris mitmeid puuduseid. Mina ei kutsuks neid mitte puudusteks, vaid pigem tehnilisteks väljakutseteks insenerile. Ja esiteks, et ikkagi on see liiga kallis ja vajab valmistamiseks väga kalleid materjale, kuld, plaatina, berüllium, hõbemask ja nii edasi. Siis jõuelektroonikuna ütleksin, et väljakutse number 1 on kütuselemendi madal väljundpinge ja suur väljundvool. Et sellises olukorras on väga raske tagada selle süsteemi kõrget kasutegurit. Kütuselement ise võib olla suhteliselt hea kasuteguriga, aga kui me kaotame selle kasuteguri energia muundamisel, siis pole see kogu süsteem ikkagi midagi väärt. Et pealegi on väga pehme siis pinge ja voolu tunnusjoon. Nii pea, kui me üritame natukenegi rohkem energiat kätte saada kütuselemendist, siis kütuselemendi väljundpinge hakkab väga palju kukkuma, ära vajuma. Ja see väljundvõimsuse ja voolu tunnusjoon on ka ebalineaarne. Ja tänu sellele ebalineaarsusele on selline huvitav asi, et meil tekib maksimaalse võimsuse punkt, et me saame kütuselementi koormata kuni teatud koormusteni ja sealt edasi, et kui me sooviksime sealt veel rohkem võimsust kätte saada, siis tegelikult väljundvoolu kasvades hakkab see väljundvõimsus hoopis langema, et nagu on siin juures olevat graafikut näha. Ja teatud režiimides, et kui me soovime maksimaalset võimsust välja võtta sellest kütuselemendi süsteemist, et siis tuleb jälle mängu jõuelektroonika ja jõuelektroonika peab siis kindlaks tegema antud kütuselemendi maksimaalse võimsuse punkti, et ehk siis ta kogu aeg natukene suurendab ja vähendab seda kütuselemendi väljundvoolu, et mängib sellega, et ehk siis leida üles see graafiku maksimaalne punkt ja seda hoida. Siin võime ka mõned näited tuua, et siin Eestis ei olda tõesti sellest rongist veel maha jäämas. Siin on mõned näited, mis on loodud eelmise vesinikubuumi ajal, mis oli aastatel 2010-2012. Siin näiteks Tallinna Tehnikaülikool on koos Eesti idufirmaga Ubix Solutions välja töötanud terve seeria muundureid, jõupõhjaliselt muundureid, mis on ette nähtud erineva väljundvõimsusega kütuselementidele, et siin 1,6 kilovatist kuni 10 kilovatini. Ja enamik nendest oli siis mõeldud siis katkematu abitoite süsteemidesse ja näiteks kasutada kodumajapidamistes või serveriparkides või siis ütleme, et kus iganes on vaja energiat. Ja kokkuvõtvana võikski öelda, et vesinikust saab energiat kätte mitmel erineval moel ja üks neist on kütuselement. Kütuselementi otse kasutada on
ma ei ütleks, et võimatu, aga ebapraktiline ja kütuseelement vajab peaaegu alati enda juurde jõupõllust moodurit, mille esmasteks ülesanneteks on pinge stabiliseerimine, selle tõstmine või langetamine, enamasti tõstmine, galvaanilise isolatsiooni tagamine. See on väga tähtis siis elektrivõrguga ühendatud süsteemides ohutuse koha pealt. Väljundpinge moduleerimine, voolu reguleerimine, väljundpinge stabiliseerimine alalises vooluvõrkudes. Ja tegelikult on veel üks küllaltki oluline ülesanne on ka selle kütuseelemendi enda kaitsmine. Et siin kütuseelementide reaalse kasutamisega on välja tulnud, et näiteks osa teatavat sagedusega ja amplituudiga voolupulsatsioon võib kütuseelemendi eluiga oluliselt vähendada 10%. Et siis näiteks see jõupoolist muundur, mis kütuseelementi teenindab, peab kaitsma teda selliste voolupulsatsioonide eest ja tagama, et võimalikult ühtlase energiavoo, võimalikult ühtlase voolu. Ja ma arvan, et see võib-olla olekski kõik selline kiire ja lühike ülevaade jõuelektroonikast, vesiniku energiasüsteemides. Suur tänu Tanel Jalakasele. Paraku ühtegi küsimust ei tulnud, siis jääb alati moderaatori ülesandeks midagi välja mõelda, et siis teile üks hea küsimus esitada. Siis minu küsimus on selline, et kas te kujutate ette, et on ütleme nii, selle kütuse elemendi skaleerimine, näiteks 100 korda suuremaks, ütleme võimsuse mõttes, kas see on lihtne tegevus või see on keeruline, kas me oleme seal lähedal või oleme kaugel sellest? Ütleme nii, et kui ma siin võtan mõned slaidid tagasi, siis see esimene Horizon Fuel Celli minipack võrrelduna siis selle Prantsuse firma, siin on ütleme, et sadades, võib-olla isegi tuhandetes kordades skaleerimine. Ja ütleme nii, et turul on küllaltki palju firmasid, kes toodavad väga erineva võimsusklassi ja väljundvõimsusega kütuseelemente, et see on tehniliselt juba päris hästi ära lahendatud. Pluss siis veel, et kütuseelemendid on küllaltki lihtsasti, küllaltki hästi paralleeltööna kasutatavad, ehk siis me võime osta selle 10 kilovatise või 5 kilovatise kütuseelemendi ja me võime neid laduda selle 10, 50, 100 tükki paralleelselt tööle ja ütleme, et ka jõuelektroonika kohalt ei ole see suureks probleemiks. Et selliste modulaarsete süsteemide saavutamine. Et ma siin võin hea näitena tuua, et me siin ise oleme Soome uurimiskeskuse VTT-ga koostöös arendanud siis jõuelektroonikat kütuseelementidele ja näiteks VTT-l endil oli selline mõnekümne kilovatine väiksematest kütuseelementidest kokku pandud selline energiapakk sadamakraanadele. Ja siis nad ise ütlesid, et seda on väga lihtne skaleerida, et selles suhtes, et panevad seal topeltkoguse kütuseelement, lisavad natuke torustikku, natuke rohkem elektroonikat ja ongi 2 korda võimsam. Suurepärane, see tähendab seda, et siis positiivses noodis lõpetades me saame skaleerida kütuseelementide kasutamist üsna lihtsalt, mis on nagu hea. Praegusel juhtumil on, ütleme need, et tehnilises seisukohast ma ei näe suuri probleeme, aga ütleme, et probleemiks on kütuseelemendi suhteliselt kallis hind ja võib-olla praegusel hetkel veel mitte nii pikk eluiga. See on 2 probleemi, mis nende laialdasemat kasutamist piiravad. Ja, sellest tuleb ka järgmine küsimus, tuli ka, et milline on siis keskmine kütuseelemendi eluiga? Ütleme suuremates süsteemides või kas see süsteemi suurus mõjutab seda üldse? Ütleme need, et ma ei oska võib-olla seda, ütleme, et siin väga head statistikat välja tuua, aga siis ütleme sellise igapäevase kasutamise juures on tänapäevased kütuseelemendid võimalik selle, ütleme, et 4, 5, 6 aastaga võib-olla ära amortiseerida. Ehk siis ütleme need, et kütuseelemendi sellist, ütleme, et mõistliku eluiga võib siin isegi võib-olla võrrelda sellise liitiumakuga, et koormustsüklid ja kasutustsüklid. Selge, aga suur tänu Tanel Jalakasele